teile kõigile. Alustame täna hommikuse videomeditatsiooniga. Informatsiooniks räägin teile mida kõrgeim on andnud Erki Toomala kaudu Helsingi õpiringis 28. aprillil. See informatsioon on väga tähtis ja väga hea. Olen selle tõlkinud eesti keelde ja sellest jätkub nüüd siis tänaseks ja järgmise pühapäeva seansi jaoks. Erki Toomala on minu informaator olnud umbes 25 aastat. Ta kuulub minu rühma nii nagu Priit, nii nagu Sinika Sihvonen, nii nagu Kalibriella Tallinnas, Luule Puusepp Tartus. Et see on minu rühm ja see informatsioon on alati usaldusväärne olnud. Ma loodan, et teile see pakub huvi. Niisiis, õpiringis oma õpilastele Erki kaudu annab teateid kõrgeim ja räägib nii. Ja nüüd, armsad sõbrad, nüüd mina, kes räägin selle mehe häälega, tema kaudu olen asetunud teist igaühte natuke. Mina loodan, et minu meditatsioonirühma samuti see kõrgeim asetub ja te võite seda tunda. Mõningatesse küll veidi rohkem või võimsamalt, kuid igaüks mingil viisil tunneb minu juuresolekut, nagu see vana mees ütles, väikese raskustundena. Siis te teate, et mina olen mingil õrnal viisil teis igaühes. Kes ma olen, kes räägin selle mehe kaudu tema abil? Olen väga-väga suur, kuid samas ka väga-väga väike. Miks ma kasutan sellist võrdlust endast? Olen tema, kes on kõige looja, kõige ülalpidaja, kõige lätte, siis omamoodi jõud või energia, anne ja oskus. Kes peab ülal kõiksust, täiesti kõike? Ka tema, keda te sageli nimetate Jumalaks, on vaid väike kübeke minust. Mina olen siis mingil viisil temas, igas inimeses, loomas, taimes, kõikides olevates. Ka needki, mis on elutud, saavad minust midagi, et üldse olemas olla. Kui te arutlete, mis vahe on minul ja sel Jumalaks nimetatud jõul, energial, looja, ehk Jumal on tema, kes peab ülal kõike tahket, füüsilist ruumi ja mina olen jõud, energia, kes peab ülal ka seda Jumalaks nimetatut ja kõike muudki. Erki ja teie siin olijad, enamus teist kutsute mind eluks endaks. Olen siis kõik, mis on, täiesti kõik. Ja selle loojaks nimetatud jõule lisaks olen jaotanud end paljudesse muudessegi suurtesse jõududesse, suurtesse annetesse ja oskustesse. Need, kellest mina teile räägin, on vaid minu osad. Ehk te teate Jeesus Kristust. Temast on räägitud teile ühes suures raamatus. Peale tema on muidki poegi ja tütreid, keda teie looja kutsub poegadeks ja tütardeks. Minulgi on veel poegi ja tütreid. Seegi mees, Erki, on üks poegadest. Seesama vana mees, keda mina kasutan õpetajana teile selles ruumis. Peale selle mehe tulen mina esile väga väheste inimeste kaudu. Enamus, kes õpetavad inimesi, saavad omale õpetajaks eelpool nimetatud meistreid. Väga harva saab inimene õpetajaks isegi Jumalat ja eriti vähesed saavad õpetajaks mind.
Tänan, armsad sõbrad. Mina alustan teie õpetamist sellest, mida keegi pole teile rääkinud. Täna teil on ainukordne võimalus saada teadmisi asjadest, mida ma õpetan väga harva. Mis võiks see olla? Rühmapakkumised on sellised, vaimuilmast, maakeraga seotud, mingit universaalset teadmist planeedi tulevikust. Jah, just nii. Mis siis tulevikus hakkab juhtuma? Tõepoolest võtame selle planeedi tuleviku nüüd täiesti kargel viisil esile. See planeet elab nüüd väga raske energia kägistuse sarnases haardes. Sellel planeedil on inimkonnal palju probleeme katsumusteks, mis ei ole sugugi olnud kerged asjad. See viirus muudab tulevikuski vormi. Need muundused kerkivad üha erilisemate vormidena esile. Vaktsineerimised osaliselt vaigistavad muutumiste kiirust ja levikut inimkonnas. Need vaktsiinid on targal viisil õnnestunud. Kuid see jõud, energia, mida ma nüüd silmas pean, pange tähele, saab jätkata oma tööd. Viirus muudab edaspidigi oma vormi ja need vaktsiinid ei suuda teda igati alistada. Nüüd te teate, et mina luban sel mustal jõul edaspidigi laieneda, muuta vormi. Miks mina seda teen? Rühma liige. Et me inimesed õpiksime ja pöörduksime selle tahu poole ja püüaksime lõpetada või peatada selle energia edenemise. Jah, just nii. Teie looja ja mina. Me mõlemad soovime, et te mõistaksite, et vaid meie kaks suudame kõrvaldada seda viirust inimkonda häirimast. Meie kaks ootame, et lõpukski inimesed mõistaksid, kust saab õiget abi. Mina kordan taas, et teie, kes te olete siin ruumis, olete alati kaitstud. Mina loodan, et minu mediteerijadki on alati kaitstud. Keegi teist mitte kunagi ei hakka kannatama selle viiruse ohtudest. Samamoodi ka tema lähedased, kes elavad temaga samas majas. Tema lapsed ja lapselapsedki ja sugulased on kaitstud selle viiruse kahjustuste eest. Mina räägin nüüd vaid sellest viirusest, kuidas teie inimesed saaksite laiemalt kaitse enestele. Kas keegi ütleks? Rühmaliige, paludes seda elult endalt. Nii, paludes kas loojalt või minult. Kas keegi teist mäletab, kuidas on tarvis paluda, et me pääseksime aitama ja kaitsma teid? See puudutab ka palvetamist. Kui inimene palvetab või muutub vaikseks, see alati ei tähenda seda, et looja või mina saame teiega ühendust. Alati, kui te muutute vaikseks, tunnetage, kas emb-kumb meist puudutab teid mingil viisil. Vaid palvetamine või palumine ei aita, vaid te peate õppima siirduma ajast väljapoole ehk ajatusse, igavikku või igaviku välisesse ruumi. Teil on väga raske eristada, millal te olete, missuguses ruumis. Aitab, kui tunnete puudutust, väga pehmet. See on kas looja või minu puudutus. See puudutus, kerge raskustunne on väga pehme ja hell. Mõnele taas nii tugev, et see tekitab nõrka valu. Miks mõned võivad kogeda seda nii tugevalt? Sellepärast, et siis kas looja või mina mõjutan seda inimest väga suure energiaga, kuid see kergegi puudutuse tundmine aitab teid. Kui te, armsad sõbrad, tunnete seda endas, siis teate, et ühendus on saadud teiega. Selles olukorras palvetage, esitage soov
ja me sageli, kordan sõna sageli, anname teile seda, mida te soovite, kui teete seda südame sügavaimast sopist. Rõhutan, et teie, kes te olete tulnud siia üritusele, olete juba kaitstud. Ürituse lõpul mina õnnistan teid ja tugevdan edaspidist kaitset. See oli väga tähtis asi, mida tahtsin öelda uutele rühmas osalejatele. Nii siinkohal täna ma katkestan informatsiooni, järgmisel pühapäeval jätkan ja järgmisel pühapäeval kuulete, mis on umbes 200 aasta pärast toimunud siin maal. Kuuleme meie inimkonna ja maa tulevikust. Aga nüüd siis võtame mugava asendi, paneme käed põlvedele, peopesad ülespidi, et toimuks universumiga energiavahetus. Ja keskendume täna Pirita alale. Pirita kloostri õuealale, mis kiirgab püha kiirgusega, püha valgusega. Seal on 2 leiliini, mis kannavad teadvusenergiat. Jõel on vaimne kristalltempel, mis kiirgab samuti suurt valgust. Ja seal on veel pleadlaste poolt tehtud suur valgussammas, mille helendus koos Pirita õueala ja kristalltempliga katab tervet Eestit. Mul on tulnud sõnum, et Lõuna-Eestis on inimesi, kes ei suuda Pirita kloostri õuealale keskenduda, et kas võivad keskenduda Lõuna-Eesti leiliinidele või pühadele paikadele, siis ma ütleks, et seda on võimalik, võite küll. Et leiliinid kannavad energiat ümber maakera, te võite sealt samuti väga head energiat saada. Aga kellel on võimalik siiski keskenduge Pirita kloostri õuealale. See on väga püha praegu. Ja hakkame nüüd endasse ammutama sealt energiaid. Ammutame energiaid umbes veerand tundi. Mina jälgin ja toetan teid. Ja kui midagi näen või tunnen, et on vaja öelda, siis ma seda ütlen, aga muidu toimub meditatsioon vaikuses. Vaadake enda sisse, tunnetage kõige kõrgema või Jumala puudutust. Siis võite esitada soove, kui te olete selle tunnetanud. Samas ammutate püha valgust endasse. Seegi aitab teid edasi tohutult palju ja kogu maad.
Palun võtke end kokku ja keskenduge paremini. Praegu umbes pool rühma ei ole valgusega kaetud ja teine pool on väga ilusa valgusega kaetud. Minu jutu peale kohe näen, kuidas valgus hakkas ka nende teise osa peale minema. Keskenduge palun endasse, leidke enda seest vaikus. Siis hakkavad asjad toimuma. Tänan. Minu vahemärkus aitas teid väga hästi edasi. Suur enamus on valgusega kaetud. Paar inimest veel ei ole. No mul on see hästi näha. Nii, ka need kattusid valgusega. Aitäh teile. Jätkame. Praegu on võimas ühine väli. Kõik on kaetud suure valgusega, kirka valgusega.
Lõpetame nüüd valguse ammutamise. Kokku me oleme kõik nagu hiigelsuur valguse pall. Teid on koos täna natuke alla 300 ja see on võimas, mis on näha. Nüüd hakkame seda valgust välja kiirgama. Välja kiiratavat valgust lubame kõrgetel vaimsetel olenditel kasutada maa ja inimeste hüvanguks, maa, looduse ja inimeste hüvanguks kõikjal, kus seda on tarvis. Nii alustame välja kiirgamist siis. Umbes 10 minutit. See väljakiirgamine toimub igaühel iseenda ja kuldse ajastu edenemiseks. Edu meile kõigile!
Kiirgasime nüüd välja suure hulga ilusat valgust ja järjest tuli juurde, mida rohkem me välja kiirgame, seda meile rohkem juurde antakse. Nüüd lõime olukorra selle meditatsiooni ajal, kus valgus kulgeb meie kaudu ja sinna, kuhu vaja. Nii et kui me nüüd täna seansi lõpetame, siis te kiirake edasi kõikjal, kõigile valgust, kes seda vajavad. Nii. Siin on meil mitmesuguseid muid üritusi veel, on need tahven energiaseansid ja siis on veel 21 päeva seanss iga hommik ja iga õhtu, mis toimub igal hommikul ja õhtul. See on tahven kamber. Ja informatsiooni leiate kõige selle kohta lehelt lille.ee. Üles paneme ka tänase teksti, saate uuesti lugeda ja mõtiskleda selle kallal ja kui te süda tunneb, et see on just teie jaoks, siis võtke see vastu ja toimige nii, nagu seal on öeldud. Järgmisel pühapäeval tuleb siis järgmine tähtis osa. Seniks kõike head teile. Minge ja nautige tänast imeilusat kevadilma. Aitäh teile! Ma soovin ka teie vastukaja ja soovin, et te kirjutaksite, kuidas tänane informatsioon teid kõnetas. Aitäh teile!